Tere, kallis Sool ja Valgus perekond! Rõõm on teid tervitada kogu südamest iseenda poolt, aga ka kogu evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liidu poolt. Me oleme selline suur, väga mitmekülgne, kihvt pere ja mul on hea meel, et sellesse perekonda kuulub Sool ja Valgus ka. Eks see on nii, et igaüks meist erinevatel aegadel vajab teatud abi ja tuge sellest liidust, aga igale ühele on antud ka mingi unikaalne and, oskus ja ka maailmavaade, mida see kogudus liidule annab. Täna ma tahan öelda teile ka suur-suur tänu, et selle 30 aasta jooksul on olnud teie panus meie koguduse liidu arengusse tegelikult väga unikaalne ja erakordne. Aitäh teile selle eest ja usun, et jätkate, sest et me vajame teid, vajame seda unikaalsust, mida Jumal teile on andnud. Aga tänane pidupäev, 30 on minu arust juba nagu väga äge number selleks, et seisatada ja vaadata tagasi ning teha mingisuguseid kokkuvõtteid Jumala headusest ja suurusest ja tema tööst. Ja see on oluline, sest et see, mida me tähistame, seda me nii-öelda ka pühitseme. Sellest me näeme Jumala tööd ja Jumala headust ja kujutage ette, kui näiteks 4 evangelisti ei oleks võtnud aega ning pannud kirja, kuidagi ära markeerinud Jeesuse tööd, mida nad ise kogesid, mida nad olid kuulnud ja näinud. Meil ei oleks täna sellist võimast usualust nagu 4 evangeeliumi. Ma arvan, see on samamoodi oluline, et me kogudustena, vaadates tagasi, märkame Jumala tööd ja kuidagi kirjeldame seda ka, nii et meie enda jaoks tuleks sellest usujulgust, aga inimestele ka, kes pärast meid on nendesse kogudustesse kutsutud teenima ja panustama, võiksid näha, et vau, Jumal, sa oled olnud ikkagi väga ustav ja väga äge. Nii et olgu teil julgust tagasi vaadates märgata Jumala headust ja heldust. Aga eile soovin teile kogu südamest tohutut kasvujõudu. Just sellist tohutut kasvujõudu, mida Paulus kirjeldab 2. Thessaloonika kirja 1. peatüki 3. salmis. Mulle meeldib tema sõnakasutus, ta ütleb nii, et meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest. Vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igal ühel on üksteise vastu, rohkeneb. Selle aasta alguses on kuidagi mind inspireerinud ja pannud tegelikult sügavalt järgi mõtlema Goethe sõnad, mida võib-olla natukese laiendades võiks öelda umbes nii, et kõik tahavad keegi olla, aga väga vähesed tahavad kellekski kasvada. Et saada selleks, kelleks Jumal meid on kutsunud, sinna ei ole ühtegi otseteed ega mingit sõrmenipsu, ainus viis on sinna kasvada. Ja vahest meile tundub, et keegi on nii palju paremas positsioonis arengu ja kasvu mõttes, ta oli rikkast perekonnast, tal olid imelised geenid, stardiplatvorm oli nii võimas. Vahest meil on kiusatus mõelda ka mõne koguduse kohta nii, aga Thessalonikas, me teame, seal oli ainult 3 nädalat, mida Paulus sai sellele usurahvale panustada ja anda ning siis ta oli tagakiusu eest sunnitud põgenema. Ja vaadates siis seda rahvast, kes oli selle sõna vastu võtnud, oli ta üllatunud ja mulle meeldib väga, kuidas ta kirjeldab, et teie usk kasvab jõudsasti. Ja see sõna, mida ta algkeeles kasutab, seda väljendati toona ka, võiks öelda meie mõistes, nii-öelda nagu nunnu konkursi mõistes, et kui mõni taim, kui mõni juurikas oli väga suureks kasvanud, kõrvits, porgand, kartul oli kuidagi võimsamaks läinud, kui üldse arvati, siis kasutati seda sama sõna, mida Paulus seal thessaloniklaste kohta. Teis on seda potentsiaali üllatada inimesi enda ümber, nii koguduslikus mõttes, aga ka kogukondlikus mõttes usu kasvuga. Olgu teil selleks julgust ja tõeliselt positiivset jumalakartlikku ambitsiooni, sest siin Paulus ütleb juurde, et kui meie usk kasvab, siis selle kaudu ka tegelikult meie armastus rohkeneb. Ja need 2 asja kokku on, mis ei jäta 30. mingiks finišijooneks, vaid see on alles hea stardipakk. Ja just selliselt armastuses kasvav usk on see, mis puudutab ja kõnetab inimesi teie ümber. Olgu teil täna rõõmus tähtpäev kõigile teile, kes te olete seal kokku tulnud, kosutagu, värskendagu ja rõõmustagu see päev, aga ma soovin teile julgust eelolevateks päevadeks. Keegi ei saa lihtsalt ühel päeval olla midagi, vaid meid on kutsutud sinnapoole kasvama. Nii et head, jõudsat ja rõõmsameelset kasvamist.